Ja siis mul olid väga suured migreenid, metsikud migreenid ja noh niimoodi, et ma ikkagi oksendasin ja silmis pime ja mis kõik on ju. Ja ma nagu olin hästi vihane kuidagi mu keha peal, et no mis toimub, et kuidas siis nüüd ei jõua kõike teha või mis siin on ju. Ja ma lõpetasin väga tihti ikkagi Tartus erakorralises. Ja ma mäletan, mul oli see ainus unistus oli see Tramadol veini saada, sellepärast et ma olin nii palju võtnud mida iganes sisse, sest kehateadlikkus oli 0 miinustes, ma arvan isegi. Ja siis ma olin seal Tartu EMO-s ja ma olin oma Tramadoli sisse saanud ja see on siuke täiesti uimas tunne on. Ja seal oli üks intern, üks vene noormees, kes siis hoolitses seal minu eest on ju. Ja ta tuli minu juurde ja ta võttis mul käest kinni ja ta ütles sellise hästi armsa vene aktsendiga. Kristina, see nädal 3. korda olete siin, midagi peab muutuma. Ja ma mäletan siiamaani see mingi hääl läbi selle Tramadoli udu. Midagi peab muutuma. Midagi jõudis kohale. See noormees, ma ei tea, kes ta oli või on ja ma arvan, et oli väga kõrgemate vägede poolt saadetud. Ja see oli see, et kus ma sain aru, et see ei ole tegelikult normaalne. See ei ole normaalne. Ja see nagu tõukas mind teekonnale, ma hakkasin mediteerima, ma läksin Tallinnas oli mingisugune meditatsioonikursus, ma hakkasin mediteerima iga õhtu 15 minutit, alustasin 15 minutist, liikusin edasi, eks ju, poole tunnini ja nii edasi. Vähem kui 6 ajaga, mul ei olnud migreene, mul ei olnud tervisehädasid, mul nagu pilk läks selgeks, nagu mingi unest ärkamine, umbes ma jätsin oma pillid ära, mida ma siis olin võtnud päris pikalt antibeebipille. Ja nagu kuidagi kõik hakkas nagu liikuma edasi, tuli mingi holistiline teraapia, ja see oli see minu nii-öelda see moment, see tõeline moment, kus ma sain aru, et see päris ei olnud nagu elu, mida ma olin elanud.